nende kohta kirjutada. Kes selle pildi sai üldse? Ma vist kogemata saatsin. Nad on vist Ütle, kirjuta ema. Kirjuta ma emale, tema vaatab. Pool paljana õhtulehest ära. Oota, nipslipp on ka. Ei ole nipslipp. Ei, nipu ei ole. Jälle meie aukal. Henri teeb vahel tööd, meid päris tööd. Paned selle moodi ja siis paned sinna ja siis lased lahti ja siis peaks tulema teoreetiliselt pilte. Jah. Oi kui hea. Uskon. Sa andsid vale vaadi. Mis on tema ikka süke viinani? Vesi on... Ma ükskord tõmbasin bensiini niimoodi enda. Bensiinivargil sa pole ka kunagi käinud, vaata meiti ja nõukaajal omal ajal, eks ole. Meie saime hakkama. Ja no elu sundis, eks ole. Üle seal teisemine. Karbo Vilos, nii saab tere hommikust, nii saab ka töötaja, jah? See ongi aukaad, hea tooni peal on ikka. Nii, ma kardan. Ära karda. Lähme vihmagi. Ei, miks sa nii lähedal, filmi? Mu poorid on kaameras, igatahes. Me läheme nüüd vihma. Kõik näevad välja nagu mingid. See on nagu hatifnatt, noh. Asjalad on muutunud vittu pääle. Võtame su. Mida sa teed? Ma mõtlesin, sa teed esikaameraga. Kaitsanen häähtumeel siia taabu südames. Me vaatame fänni. Nemad teevad tööd, meie lustime. Obje. Здравствуйте. Oi, tere! Objed X tõi posteegi. Vaadake seda laada muttina. Harilik fish. Kilo. Muidu arvaksid nagu, et haiseb või midagi, aga noh, sul on vist suke lõhk kogu aeg, et ma ei tunnegi. On teen Olja tibukene, see on nii hästi. Terve auto. Ah ja, või siit Antslast Tallinnasse. Kuhu läheb? Ei no muidugi. Kuhu see rahvas jälle läheb? Laadapäev läbi, tallad valutavad. Nüüd lähme külla, sest traditsioonid nagu lapsepõlves siin kandis. Okei. Te ei kujuta ette, 12 tundi. Ma ei tea, miks ta selle vinguviiuli välja võttis nüüd. Mõnus ja valus. Mis te arvate, kes tuleb? Tuleb, mulle meeldib. Veel kellegi gender reveal'i ajal. Mis see juhtus? Keegi hammustas sind vead. Oota, aga kumb jõudis enne, kas tema hammustas või tema? Ära mine segama teda, ta chillib seal. Auto ei vea välja. Saime rannas käidud, tuli trahvimees, kes tegelikult ei teinud trahvi, vaid pani lihtsalt hoiatussõnumi. Ja siis me tahame edasi liikuda ja mõlemal pool on nagu seina mees lihtsalt. Lähme jala või? See on nagu mingi viimne päev lihtsalt satsiga. Aga teeme siis 50 küsimust koos Kretsiga. Kas sulle meeldib rohkem jooksmine või jalutamine? Praegu ma joosta ei tahaks, seega jalutamine. Ma räägin teile natukene Hispaania varguse kontekstiga. Meil oli plaanis teha üks mõnus rannapäev ja lustisime, suplesime. Me olime vist viimases rannas, seal oli üks valge vana Toyota. Ja siis kui me autost nagu rahulikult enda asjad välja võtsime, käisime korra seal Kalju äärel, vaatsime, tulime tagasi, siis nad olid kõik autos. Ja siis nad lihtsalt passisid, on ju. Ehk siis see oli juba nagu üli kahtlane. Hispaania keeles, et sealt teed pidi saate kiiremini randa ja lihtsamini. Meil oli ülipaha kõhutunne ja meil siis sõber üritas veel nende numbrimärki ka kirja panna, aga kohe, kui ta läks sinna auto taha, et panna see numbrimärk kirja, siis tuli üks vendadest sealt autost ja siis hakkas tema tähelepanu nii-öelda eemale juhtima sellest. Ehk siis see numbrimärk jäi ka kirja panemata ja paha aimamatult läksime me siis veel tänades sinna randa, lustisime, tegime pilte, nautisime. Me leidsime mingi siukse ägeda koopaga koha, kus sa lähed sisse ja siis siin on eraldi cool beach. Nad on nagu nii väiksed seal. Lehvitage nüüd! Filmisin siis enda kaaslase telefoniga seal, enda oma ma ei viitsinud kaasa võtta, mõtlesin, ma jätan autosse. Seda tegi ikka 12 sõpra meil reisil. Et kui ma siis võtan enda kaaslase telefoni, vaatan, et sinna on mitu inimest kirjutanud, et kas teiega kõik hästi,
seejärel, et minu telefonil on crash report ehk siis mingi SOS on käivitunud, mu ema on teavitatud, mu sõbrannat on teavitatud, ühesõnaga täielik kaos lihtsalt. Me panime need asjad kokku, jooksime autoni ja kui me auto juurde jõudsime, oli juhipoolne esiklaas täiesti sodi, uksed pärani lahti ja kadunud oli siis jääkast koos jookidega, telefonihoidja, 600-eurone kaamera, Jaagu riided ja minu telefon ja siis meie ühe sõbra telefon ja kolmas telefon, by the way, oli alles ja see oli topsihoidikus terve aeg olnud. Ja siis oligi see, et me sõitsime lähimasse tanklasse, tõmbasime kõigepealt autol klaasikillud seest ära. Üks koristab autot, teil on lõbus, ma vaatan ja. Jaak, kellel ei ole enam riideid, ei ühtegi hirpu ega kaltsu alles. Peab nüüd rokkima. Üks paar trullareid on tal alles ja Genert, kes ronis kraavi, et mu telefoni leida. Näita nüüd, tee mulle see intro ja kaader, väga hea. Meil varastati autod ühes, aga vähemalt need jätsid meile mitte midagi. Real note tegelikult oli hirmus ka. Istusidki töötavas autos ja nad lihtsalt vaatasid. Siis kord kelus korraks võinud kõik nagu oma kõhutunnet nagu kuulata ja selle autonumbriga kirja panna. Hugo ju hakkas panema, aga siis nad vist nägid, et me nagu vaatame nende autonumbrit ja nad hakkasid kohe meie juurde tulema, et te võiksite ikkagi sealt poolt minna, mitte sealt. Ja me oleme need lollid turistid, kes lähevad, oi kui toredad ja ütlesime veel aitäh neile ja me mõtlesime ka, oi kui tore, nii ilus rand ja värk. Tuleme veel tagasi. Külmakast koos jookide ja Fantaga võeti ära. Need ju õlled ka. Meeletu probleem. Ja 6-sotine kaamera ka veel ja Jasperil on tramp-stamp tehtud. Need olid ka need röövlid. Nemad tegid seda. Nemad võtsid Jasperi kinni ja surusid teda ja tegid talle tramp-stamp tattoo. Me otsisime tee äärest telefone, kõigepealt läksime minu telefoni, otsime sinna asukohta, kus ta näitas, et nii-öelda see pauk on toimunud. No muidugi ma kujutan ette, et mu pere oli täiesti paanikas, sellepärast et nad arvasid esimese mõttena, et minuga on kööga. Leidsime minu telefoni kuskilt kivide vahelt. Teise telefoniga meil nii hästi ei läinud, sest selle me leidsime keset teed. Me siis otsime oma telefoni. Näed, minu oma leidsime üles. Tasub rentida, jah. Sattusime kõige tavalisemate labaste pickpocketite kohvriks. Kuulen! Äkki te seal pool siis või teisel pool teed? Olen kärge alla jääga, on ju. Äkki saab mida? Chat, pange tona. Paneme TikToki live püsti ja siis hakkame tona küsima kõigilt, et meil varastati. This is DIY project making window 5-minute crafts. Kas see on lubatud? Saame trahvi Tinted Windows. Sellel on ka ikka pahasti, see ongi ära järatnud ju. Teibiga tagasi pannud. Pidime olema siis Mojakarris õhtusöögil praegu kõik koos. Oli räbe! Nad tuleks tahkida lisa eest ära. No, kuidas on siis? Ides tahkinaga sõidame. My new whip. Kiirus on 120 on lubatud, 70 peab sõitma. Kiiremini ei saa, siis hakkab karjuma. Emotsioonid on laes. Viimased päevad, head mälestused Hispaaniast jäävad, ainult head mälestused. Sõbral on südamed, mitte pios. Tulesti kõike! Mida? Tuleb tundlikud kõrvad. Järgmine päev läksime siis peale turgu politseimajja, et teha avaldus. Saaksime vähemalt kindlustusega midagi nagu tagasi. Lähme nüüd, et teha avaldus, et äkki Jaak saab kunagi riided enda osta ilusad uued. Ja kaameraraha saaks ka äkki tagasi. Viimane kord, kui me politseis käisime, kui meil see kapott üle valati siis penaga, siis me istusime seal kokku, ma arvan, mingi 6 tunni, aga niimoodi, et eri päevadel. Siis neil ei olnud tõlki, kellel oleks nagu seda permissionit, et mingit reporti teha või kirjutada. Nii et lähen vaatan, kus meil läheb. Kutid mängivad Medimajas. Mina pean Jaak, kuidas sul läheb? Hästi, siin on hea jahe. Ma teen arvatavasti selle jaoskonna rekordi. 1 tunni jooksul kõige rohkem Clash Royale'i mänge. 2000 years later. Tund aega tegelikult kiiresti. Müüsin oma hinge maha. Pärast on inimkaubanduse tiks. Tulevad mul ukse taha ja need neerud on nüüd meie. Saate aru, me magame kõik ühes toas. Mina, Grete Genert, Helerin Miguel. Suur. Ema! Mul on ainult unejutu ajaks. See vallavael. Ma tulin rääkima seda lugu, et Unemati sõidab. Magan juba. Ei.
kelle juurde Unemati sõidab? no siis ta hakkab alles sõitma. Sõbra, okei, ütle nüüd, kelle juures ta kõik läbi käib? ja Kati vanaema juurde. Siis ta viskab uneliiva ja nad magavad. Ta käib kõik läbi. Nagu narkodiiler, vaata. Ja siis ma jään lõpuks magama. Ei lähe, ei ära pärast hoopis oma hoomidele, sul on mingi perse neist liivas. Ta ei ole häda midagi. Hakka nutma. Tema kann... Ta just peeret. Vaata Eesti rahvale silma ja ütles, et sa just ei puuksutanud. Sa püübutasid minu voodisse. kus on maapoiss, no lõpuasi. Maapoiss, kuule, mis see vallavaine maa, kes selle naine? See oli madrats ju. jah, see oli kuuled ju. kuule, ta käib. Näe. Vaata ta küüru. Me tegime terve lõpuosa siia sõites, tegime igasugu trikke. Rullisime keeli ja isa näitas, kuidas ta keel läheb ninani ja keegi ei oska liigutada. Ei, oskab Gerard, oskab kõrvu liigutada. On vä? Gerard! tuleb jah? Ma võin keelega seda. Henri, sina nüüd peeretusi. See ei madrats. Kus see madrats on sul maa? See oli madrats. Vaadake, ema on siuke social climber, ta ei taha ära minna, üritab siis seguneda. Okei, Vello Vaher või mis see on? Vello. Oi! No mingi õudast, kes selle kingpoole kutsus siia? Kuradi sisenes nagu salooni, noh. Oot, siin on see, eks reete. Oi, ta tirib mu jalga ju. Kus sa selle said? Ette palun ära filmi nüüd. Issand appi. Mas pepu paljaks neid. Siit samast Tartust pärit sisulooja ning ettevõtja, kelle meelelahutuslik sisu on Suurimat fänni. Riina ka väga kardab praegu. Tal on piinlik. Tal lähevad sõnad sassi. Hull asi, pole hullu. Lõhkutab mõne rumala sõna. Halloo, mul on veel lapsi, vaadake, need on minu omad. Henri, Grete ja Elering, tasus Haukale tulla ja...